Tere kõigile, siin on The Aesthetic Project ning täna tuleb siis meie toitumisrubriiki uus video. Täna ma räägin sellest, kuidas siis kaloreid lugeda. Meil on olnud eelmised videod siin ja siin, kus te siis õpite tundma seda, kui palju kaloreid te peate sööma ning samuti, et millised peaks teie makrotoitained olema. Ning täna ma räägin sellest, kuidas siis väga efektiivselt oma kaloreid kirja panna. Ehk siis ma tutvustan teile sellist äppi nagu MyFitnessPal. MyFitnessPali siis saate alla laadida kas Google Store'ist või Apple Store'ist ning te siis saate selle tasuta omale alla laadida. Sellel on olemas ka siis tasuline variant, kus on võib-olla mitmeid lisafunktsioone, aga põhiline on see, et see on teie põhiline abivahend, millega te saate siis oma dieeti kaardistada põhimõtteliselt. Et te saate kõik oma päevased kaloraasid kirja panna, kõik toidud jooksu pealt, kuna see on teil mobiilis olemas, siis kohe kui ampsu võtate ja seal on väga lihtne need kalorid sisestada, et seal on väga mitu erinevat funktsiooni, mis teevad selle just väga lihtsaks. Seega, number 1 siis minge sinna story, tõmmake see äpp omale alla. Kui te olete selle ära teinud, siis te peate seal registreerima. Seda ma teile näitama ei hakka, et see on iga inimese oma asi, et panete oma kaalud ja asjad kirja seal, kuni te olete siis kasutajad ning te saate liituda läbi Facebooki, et see on ülimalt lihtne. Nüüd, kui te olete ära registreerunud, siis te olete siin menüüs. Siin on Home, Diary, Nutrition, Progress, Goals ja veel. Ehk siis siin on põhimõtteliselt teil on vaja 3 asja ainult sellest äpist. Number 1 on Diary, number 2 on Nutrition ja number 3 on Goals. Need 3 asja on kõige tähtsamad, ehk siis ülejäänud on selline mitte nii vajalik teie kalorite sisestamiseks. Siis esimene asi, mida te peaksite tegema, te peate minema Goals lehele, kus te siis sisestate oma kalorinormid, mida te hakkate jälgima. Ehk siis mina näiteks kaalun 83-4 kilo, panen oma kaalu ning siis Nutrition Goalsi all, siin teile tulevad appi meie videod, mis me oleme juba teinud, ehk siis siin ja siin, kus te siis saate nii kaloreid paika panna ning makrotoitained täpselt grammi pealt saate kõik siin kirja panna. Ehk siis kasutage neid 2 videot, mis aitavad nüüd teil siia MyFitnessPali nüüd ka sisse tulla. Siis kui teil on goalsid paigas, siis te saate hakata oma toitu sisestama. Selleks lähete siis Diary'sse ning hommikusöögi alla siis add food. Toome näitena Karin sai pudru, siis ta pani sinna kaerakliinsid, võid, mustikaid, igast erinevaid asju, kõik kaalus ära ning siis sisestas vastavalt sellele kuivainele, mis ta kasutas. Näiteks kaerakliisid pani 7 grammi, siis ta läheb, otsib kaerakliid, valib selle variandi ning siis seal on serving 100 grammi ning ta paneb 0,7 sellest servingust. Läbi selle me saame kõik söögid sealt üles leida, kõik eestikeelsed söögid on kindlasti olemas seal. Juhul kui ei ole, siis mina toon näiteks näitena, täna on isadepäev ning ma söön siis hommikuks koobimatorti. Nüüd koobimatort on selline asi, mille tavaliselt ei ole kaasas kaloreid, vähemalt Eestis. Seega ma lihtsalt kirjutan sinna sisse koobimatort ning valin sellise, mis ma arvan, et umbes sobib nende kaloritega, mida see sisaldas. Seega me saame ka panna ühe toidu, mis asendab teist, kuna ma lihtsalt ei leia teist ülesse. Väga hea nipp, mida kasutada, on siis ka toiduainete skaneerimine. Et see on põhimõtteliselt nagu poes. Teil on siis panete skaneerimisfunktsiooni peale telefonis, võtate selle toiduaine ning siis triipkoodi peale oma mobiiliga näitate ning see lihtsalt viskab selle toiduaine teile kohe ette. Et see on siis enamus toiduainete puhul töötab, kui ei tööta, siis jällegi kirjutage see toiduaine nimi sinna otsingusse. Viimane osa, millest ma tahan rääkida, on MyFitnessPalis siis see Nutritioni leht. Nutritioni leht on selleks, et te saate jooksvalt peale igat toidukorda siis jälgida seda, kui palju makrotoitainete veel kuni päeva lõpuni vajate. Et tavaliselt tuleb see just mängu päeva viimase heine juures, kus siis näiteks ma võtangi selle Nutrition lehe lahti ning ma põhimõtteliselt söön oma õhtusöögi selle järgi, et vastavalt nendele makrotoitainetele, mis mul seal juba olemas on. Kuigi tuleks terve päeva vältev vaadata täpselt süüa niimoodi, et ei peaks tegema seda õhtul, et ma nüüd avastan õhtul, et mul on vaja 100 grammi valku süüa, nüüd ma söön selle 100 grammi valku kohe sisse, et see ei ole jälle nagu tervislik toitumine. Kõik, mis sealt äpist on teile vaja teada, on mul räägitud. Kui teil on mingeid küsimusi, siis kindlasti kommenteerige või saatke meile mingi kiri läbi Instagrami, Facebooki, et me saame teid aidata. Kindlasti, kui teil mõne esimese päevaga ei tule see kõik nii hästi veel välja, see on tüütu teie jaoks, siis andke natuke aega ning harjuge sellega ära. Peale esimest 2 nädalat see on juba teile nii omane, et kohe, kui te midagi sööte, jätate meelde palju söid, panete kirja ning niimoodi see hakkabki minema.